Nii, tere hommikust ja muidugi suur tänu korraldajatele selle kutse eest siin esineda ja võimaluse eest siis ka viimaks pääseda teoreetilise bioloogia kevadkooli ajalukku. Ja see küsimus, mille üle ma tahaks täna arutleda teiega, ongi küsimus, et kes ja kuidas pääseb ajalukku. Ja abstraktsemalt öeldes, mind huvitab see, et millised on reeglid mineviku nähtuste ajaloosse kaasamisel ja väljajätmisel. Ja see, milleks sellist küsimus siin teoreetilise bioloogia kontekstis esitada, siis ta ei kasva päris tühjalt kohalt, võtsin taga üks väide, mis ehk annab mu tänasele jutule natuke laiema kõlapinna ja relevantsuse. Nimelt väide sellest, et kui me soovime ehitada teistsugust tulevikku, sellist tulevikku, kus inimliik säiliks, elurikkus kasvaks ja nii edasi, et mulle tundub, et sellise tuleviku eelduseks on meie mineviku pildi radikaalne avardamine. Ja kuniks meie minevik ei muutu, on ka vähe tõenäosust, et me suudame uut tulevikku kavandada. Ja õigupoolest, kes veel mäletab eilset päeva, siis see väide ei olegi ehk väga Irdu Asko Lõhmuse eilse ettekande kesksest väitest. Aga et seda lühikest juttu kuidagi lihtsalt ja loogiliselt üles ehitada, siis ma teen ta kahes faasis. Kõigepealt küsima, kes on süüdi, ja teiseks, mida teha. Rääkida süüdlastest naljaga pooleks muidugi, siis oluline pole siin mitte see, et millal asjad valesti läksid, vaid pigem see, et kuidas ja miks nad tänapäeva vaatenurgast valesti läksid. Ja need alguspunkte on muidugi mitmeid, aga lihtsus huvides ma paigutaks ühe alguspunkti sinna, kus ajalugu ja loodus läksid lahku päris 19. sajandi algusesse, nimelt Georg Friedrich Wilhelm Hegeli filosoofiasse, kes 19. sajandi alguses mitmes töös siis argumenteeris selle kasuks, et loodusel ei ole ajalugu. Hegel oli üks esimesi filosoofe, kes arendas veel üsna süsteemse ajaloofilosoofia, mille järgi ajalugu on selline vaimu tegelikustumise protsess ja selles protsessis osalevad ainult eneserefleksiivsed olendid ehk inimesed, samas kui ei loodusel üldiselt, aga näiteks loodusrahvastel ajalugu pole. Ehk et looduses võib rääkida arengust, aga ei saa rääkida ajaloost. Ja võib öelda, et 19. sajandi ajalooteadus ehitati hegelikule vundamendile ja võeti see eristus üsna üksmeelselt omaks. Selle kinnituseks mõned kõnekad tsitaadid, näiteks üks ajalooteaduse alusepanijaid, Prantsuse ajaloolane Jules Michelet, kirjutas 1831. aastal oma sissejuhatuses maailma ajalukku väga niimoodi võidukalt, et maailma ajalugu ei olegi muud kui sõda inimese ja looduse vahel ja ajalugu on siis lugu sellest igavesest võitlusest ja see võitlus on Michelet hinnangul võidukas, sest et kui loodus püsib samana, siis inimene saavutab iga päevaga tema ees edumaa. Ja teine kinnitus Briti ajalooliselt, ajaloofilosoofilt Robin Collingwoodilt, kes 1936. aastal pidas Briti Akadeemias mõjuka ettekande, kus ta arutles ajaloo teadmise eripärade üle ja hegelikus vaimus siis jõudis samuti järeldusele, et ajalugu saab olla ainult ajalugu inimestest, loodusel ajalugu olla ei saa. Ma ei lähe sinna arutluskäiku pikalt sisse, see on seotud just nimelt sellise keskendumisega ajaloo sisemisele vaatenurgale, mõtte ajaloole, mis tema hinnangul siis looduses puudub, kus on ainult sündmused, aga pole mõtet. Ja selle väikese tsitaadigalerii lõpetuseks, võib-olla selle krooniks tuntud Prantsuse ajaloolane Marc Bloch, kes siis oma postuumselt ilmunud väga mõjukas raamatus Ajaloopoloogia ehk ajalooamet, siis pakub välja sellise
võrdpildi ajaloolasest kui muinasjutu inimsööjust, kes pöörab oma nina ainult selles suunas, kus on tunda inimese lõhna. Ja võib öelda tõesti julgelt, et 20. sajandi keskpaigaks oli väga ühemõtteliselt välja joonistunud siis selline tööjaotus, kus ajalugu tegeleb inimeste ajalooga ja see nii-öelda looduslugu jääb väljapoole siis ajalooteaduse piire, sellega tegelevad loodusteadlased ja inimestel siin asja justkui pole. Nüüd on selge, et see arusaam on praeguseks vankuma löönud ja me oleme aru saanud, et selline mõtteviis on ehk meid viinudki sinna, kus me parasjagu oleme, kus tulevik ei terenda väga helgena ja seetõttu ongi siis paslik küsida, et kuidas edasi, kui me sellise eristusega ei lepi. Ja loomulikult see arusaamine, et selline eristus ei toimi hästi, on tingitud muutustest meie endi ümber, sellest, millest siin on 2 päeva räägitud, ökokriisist või kõikidest nendest arengutest, mida vähemalt humanitaarias kõige paremini võtab kokku mõiste antropotseen. Ja võib-olla ajaloolaste seas üks esimesi, kes kõige selgemalt ja mõjusalt selle probleemi lauda pani, oli siis India päritolu Ameerika ajaloolane ja ajaloofilosoof Dipesh Chakrabarti, kes 2009 avaldas artikli The Climate of History, ajaloo kliima, 4 teesi, kus ta siis postuleeris, et see välja kujunenud eristus, vahe tegemine loodusloo ja inimese ajaloo vahel on kokku varisemas, just tingituna inimtekkelistest keskkonnamuutustest, eesotsas kliimamuutustega, ja me oleme olukorras, kus me peaksime suutma kirjutada inimeste ajalugu palju laiemas raamistuses, inimestest kui ühest eluvormist ning vaatlema inimese ajalugu osana elu ajaloost sel planeedil. Ja tõesti, Chakrabartist alates on olnud päris elav arutelu selle üle, kuidas ajalugu ümber mõtestada, avardada. See on ka valdkond, millega ma ise olen viimastel aastatel mõnevõrra tegelenud ja oma mõtted koondanud mõiste all inimülene ajalugu, mis on isegi täpsem inglise keeles modern human history. Ja see on just siis selline lähenemine ajaloole, mis väljuks siis sellest inimkesksest või antropotsentristlikust mõtteviisist ja katsuks kaasata teisigi eluvorme ajalookirjutusse ja samuti mõtestaks ümber ka sellise ajaloolise aja kontseptsiooni laiemas bioloogilises, geoloogilises raamistuses. Loomulikult inimülene ajalugu või mõtisklused selle üle, kuidas senist ajaloohaaret avardada, ei sündinud sel kümnendil ega mitte sel sajandil, vaid juba mõned head aastakümned varem erinevate nimedel, nagu keskkonnaajalugu või roheline ajalugu või ka loomaajalugu. Aga ma väidan, et alles nüüd viimastel aastatel on hakatud sellise lähenemise üle süsteemsemalt ja ka teoreetilistes terminites arutlema. Ja me oleme selle tee päris alguses. No nüüd püüan seda inimülest ajalugu rääkida teile lahti paari märksõna ja mõne näitega, keskenduda siis ühelt poolt just nimelt selle ajaloolise aja ümberdefineerimisele, teiselt poolt siis sellise liikide ülesele lähenemisele. Ja ajast alustades on tõesti ju mõneti üllatav, et see aeg, mida ajaloolased uurivad, on väga napp, eriti just nimelt loodusteaduslikust vaatenurgast, väga lühidalt lihtsustavalt öeldes ajalugu tegeleb viimase umbes 6000 aastaga ja see rajajoon on siis suuresti kirja leiutamine, see, mida me siis seostame ka tsivilisatsioonide sünniga. Kõik see, mis eelneb, on siis see, mida tihti nimetatakse kas esiajalooks või eelajalooks, omalaadi ajaloo ooteruumiks. Ja nüüd küsimus ongi, et kas selline kronoloogia või selline ajakäsitlus on piisav, et mõtestada inimese rolli siin planeedil ja kas on võimalik ja kuidas siis tõlkida neid pikemaid geoloogilisi, evolutsioonilisi
ajaskaalasid ka nii-öelda inimajaloo keelde või kuidas need omavahel sünkroniseerida või suhestada. Ja enamgi veel ma ütleks, et see väljakutse ei seisne mitte siis ainult selles ajahorisondi pikendamises, vaid ka selle mitmekesistamises ja just selles küsimuses, kas me peaksime mõtlema ajast mitmuses, erinevatest rütmidest, tempodest, mis on omased erinevatele kas organismidele või ka erinevatele arenguskaaladele. Ja selles suunas siis mõned mõtted, kuigi lihtsam viis seda ajaloolaste ajahorisondi lühidust demonstreerida on kasutada seda vana head võrdpilti, kui maa ajalugu tõlkida 24-tunnisele kellale, siis näiteks sellel joonisel on siis inimliigi sünd aset leidnud 48 sekundit tagasi ja kui me vaatame seda päris klassikalist ajaloolist aega, seda mõnda tuhandet aastat, siis märkame, et ajaloolased tegelevad mõne millisekundiga planeedi ajaloost. Ja siis ma lihtsalt noppisin ka tähelepaneku, meil juba Walter Benjamin, suur saksa filosoof, tegi 40. aastal oma kuulsates ajaloofilosoofia teesides, et tõepoolest tsiviliseeritud inimkonna ajalugu on väga, väga lühike. Ja üks viis siis pikendada seda ajaloolise horisonti on lähenemine, mis on saanud nimeks deep history ehk süvaajalugu, millel mitu eestvedajat, aga võib-olla kõige aktiivsem ja tuntum on Harvardi ajalooprofessor Dana Lord-Smail, kes siin ka mõned aastad tagasi oma arheoloogist kolleegi Andrew Shirockiga avaldas ka vastava kogumiku Deep History. Ja nende siis pakkumine on see, et ajalugu peaks hõlmama vähemalt kogu inimliigi ajalugu, ja see loomulikult tähendab siis ka väljaliikumist sellest kirjakultuuri kesksusest, tähendab ka väljaliikumist kirjalike allikate esmasusest, eeldab interdistsiplinaarset koostööd teiste teadustega, eesotsas neuro- ja geeniteadustega, ja selles suunas on juba päris mitmeid põnevaid töid tehtud, kusjuures see ei ole kindlasti kõige ambitsioonikam pakkumine, ma ei hakanud eraldi slaidi tegema, aga nähtusele nimega Big History või suur ajalugu, mis siis väidab, et tegelikult peaks ajalugu hõlmama aega suures paugus tänapäevani, ehk siis kirjutama kogu universumi ajalugu. Aga mida ma rõhutan ja mis on olnud ka minu viimase aja töö, on, et see ajahorisondi pikendamine ei ole veel kõik, vaid palju olulisem on oskus liikuda erinevate ajaskaalade vahel, ka teatavas mõttes metodoloogiliselt ajaskaaladega mängida, neid kõrvutada, katsuda neid eri viisil sünkroniseerida. Ja sest, et tegelikult kui me vaatame jällegi oma enda ajastut, siis ühest küljest meil tõesti oleme saanud teadlikuks sellisest süvaajast, geoloogilisest ajast, aga teiselt poolt me näeme ka, kuidas aeg võib järjest kiirendada, järjest lüheneda, kui mõtleme tehnoloogilisele ajale, ja selles mõttes toimetulek sellise paljutisajaga, mida me näeme ju ka tänapäeva teoreetilises füüsikas, mõtleme Karl Orwelli töödele, kes rõhutab aja paljusust, et võimalik, et just nimelt selline mitmikajalisus on ka see tööriist, mis võimaldaks paremini siis inimajalugu lõimida nii-öelda looduslooga. Aga teine suund selle inimülese ajaloo sees on siis see, mida võiks nimetada paljuliigiliseks ajalooks või multispecies history'ks, ja mis on saanud kindlasti inspiratsiooni teistest humanitaar- ja sotsiaalteaduse harudest, nagu paljuliigilisest etnograafiast või ka paljuliigilisest arheoloogiast. Idee on ju väga lihtne, aga muidugi teostus keeruline, kuidas kirjutada inimestest ajaloos põimituna erinevatesse liikide vahelistesse sõltuvusvõrgustikesse. Kõige suurema sellise teed rajava mõjuga on siin olnud just loomaajaloolased tööd,
ja eriti need loomaajaloolased, kes on esitanud küsimuse mitte ainult siis looma-inimese vahekorra uurimisest, vaid esitanud ka küsimuse, kas üle pea võiks minevikku mõtestada ka looma vaatenurgast. Ja selles vallas on palju üks huvitavamaid autorid Prantsuse loomaajalooline Éric Baraté, kes näiteks 2012 avaldas raamatu, mis siis tõepoolest eri artiklites, peatükkides püüab pakkuda siis mõnda loomavaadet minevikule ja siis põimides etoloogide, zooloogide ja ajaloolaste töid, testita siis seda nii-öelda loomavaatenurga sissetoomise võimalikkust ja ka sellest johtuvaid paratamatuid muutusi, ütleme siis ajaloo epistemoloogias. Ja ka sellele, kas see tingib ka ajaloo kirjutuse enese iseloomu muutumist. Ja võib-olla kõige lihtsamal, veimamal kujul on ta seda arendanud raamatus loomade elulood või looma elulood, kus ta siis valis välja üks tosin konkreetset isendit 19. ja 20. sajandist, üks kaelkirjak, kes toodi Aafrikast 1872 Pariisi või üks sõjahobune esimeses maailmasõjas või üks härg, kes suri 1947 Hispaania härjavõitluse areenil ja üks šimpans, kes Londonis lained lõi 20. sajandi alguses. Ja mis on just selle tema lähedamise siis võlu, et ta püüabki rekonstrueerida, mida need loomad ise võisid kogeda nendes konkreetses situatsioonides. Ja isegi ta 1 ja 2 peatükki on kirjutanud nii-öelda osaliselt esimeses isikus, eks nagu looma positsioonilt, püüdes siis ühelt poolt tugineda just nimelt etoloogide töödele sellest, milline on ühe või teise looma nii-öelda tajuaparaat ja milliseid värve või lõhnu või helisid ta suudab kuulda ja teiselt poolt siis kasutades ajaloolisi allikaid, mis seda olukorda kirjeldavad ja siis püüda rekonstrueerida see looma võimalik kogemus. Ja loomulikult ta möönab, tegemist on sellise spekulatiivse ajalookirjutusega, aga mille eesmärk on panna meid mõtlema selle üle, et kas ajaloo kirjutamine ainult inimese vaatenurgast on ainus viis ja kas see aitab meid ka tänapäeval maailma paremini mõista. Veel üks näide sellisest paljuliigilisest ajaloost on juba tuntud Ameerika keskkonnaajaloolased John McNeili raamat, mis kirjutab klassikalist teemat, kuidas toimus Ladina-Ameerika vallutamine ja koloniseerimine 17. sajandist kuni 20. sajandi alguseni ja mis on selle raamatu keskne sõnum, et kui tavaliselt seda lugu räägitakse siis sellistes sõjalistes või poliitilistes terminites, siis tema jaoks tegelikult selle vallutuse määras ära hoopis siis ühe või teise osapoole toimetulek viirustega, täpsemalt siis malaaria kollapalavikuga, mida levitasid moskiitod ja tegelikult selle impeeriumi loomisele panid aluse moskiitod, kuna vallutajad tulid nendega paremini toime kui vallutatavad. Nii, kõik need näited ja see jutt siis ju viitab sellele, et võimalik, et tasub sügavuti järele mõelda ajaloo epistemoloogilised alused, nagu kirjutab siin selles vallas aktiivne Poola ajaloolane ajaloofilosoof Ewa Domanska, kes siin 2017 väidab, et kõik need viimase aja uuringud just looma ajaloo valdkonnas nõuavad teistsugust mineviku käsitlemise viisi kui see, mida meile pakkunud senine ajalooepistemoloogia ühe sama spetsiifilise käsitlusega ajast, ruumist, muutusest, ratsionaalsusest ja kausaalsusest. Ja ma tahaks selle lühikese jutu võtta kokku sellise küsimuse või üleskutsega, mis tugineb hiljutisele Saksa teadusajaloolase Jürgen Renni, Max Plancki geoantropoloogia instituudi asutaja uurimusele The Evolution of Knowledge, Rethinking Science for the Anthropocene, mis oma siis finaalis jõuabki välja üleskutseni ületada senine 19. sajandil välja kujunenud teadmiste süsteem
economy of knowledge oma selgete tööjaotustega, sealhulgas looduse ja humanitaarteaduste vahel ja kutsub üles siis sellise integreerivale vaatele, teadmistele, mis hõlmavad mitte ainult maasüsteemi täppisteaduse, vaid ka tõlgendavaid ja kriitilisi humanitaarteadusid ja arvab, et me ei peaks jääma kinni nendesse 19. sajandi distsiplinaarsete teadmisvormide juurde, mis põhinevad siis sellise inimeste ja mitteinimeste selgel eristamisel ja minu pakkumine on, et ka see oletatav või tunnetatav vajadus sellise inimülese ajaloo käsitluse järele saabki eeskätt siis teostuda sellesama uue teadmiste süsteemi raames, kus traditsioonilised distsipliini piirid pigem hajuvad või vähemalt muutuvad poorsemaks kui seni. Et selle mõttega ma lõpetaks ja tänan kuulamast. Aitäh! Kas ajalugu saaks kirjutada ka footoni vaatepunktist? No tegelikult võib ju alustuseks küsida või meenutada seda kuulsat Thomas Nageli artiklit, mis tunne on olla nahkhiir ja ehk üldse arutelu selle üle, et kas meil on võimalik maailma kogeda kellegi teise vaatenurgast ja mäletavasti Nageli vastus oli eitav, et me ei saa kunagi kogeda maailma nahkhiirena, aga samas artiklis ta tegelikult ka möönab, et me võime ikkagi saada teadmisi selle kohta, kuidas on olla nahkhiir, isegi kui me seda esimese isikus ise ei koge. Ja selles mõttes vastus on see, et me saame midagi väita kellegi vaatenurgast, kui meil on selle kohta tõendeid. Nii nagu seesama Erik Baraté on kogunud mitmekesiseid tõendeid, nii ajaloolisi allikeid, kirjeldusi, fotosid, filmikaadreid, kui teiselt poolt siis just nimelt loomateadlaste töid ja selle pealt ta teeb põhjendatud oletusi, kuidas võinuks olla näiteks selles konkreetses situatsioonis näiteks kaelkirjak või härg. Footoni kohta ma kardan, tekib tõendi puudus, aga ma ei julge ka kõikide tulevaste ajalooliste nimel rääkida. Aga jah, ühesõnaga ajalugu on siiski teadus nagu iga teinegi, mis põhineb tõenditel. Ja kui need ei ole, siis ei saa ka midagi väita. Rääkides sellest inimülesest ajaloost, ajalugu, mis haarab teisi olendeid loodust, on ju ammugi vaade, mille nimi on, või käsitlus, mille nimi on natural history, ajalugu, mis haarab looduse. Sellel endal on erinevaid määratlusi natukene, aga küllaltki üldine on see, mille puhul see eristub selgelt füüsikast. Ta on päriselt ajalugu selles mõttes, et tema reeglipärad on omandatud, õpitud, eluenese loodud ja see on tõeline ajalugu. Sa ei suhestanud selle looduslooga ehk siis selle natural history'ga üldse oma käsitlust, mis on ju ammune vanem ja nagu võiks olla põhjaks sellele, millest sa räägid. Ma tegelikult väidan täpselt vastupidis selles mõttes, et natural history ilmus siis sellises tähenduses, kui leiutati human history. Ehk et see natural history või looduslugu ongi ajalugu ilma inimeseta ja see ongi probleem. Et nad on nagu selles mõttes ühe kontseptuaalse eristuse nagu tagajärg. Et seesama heegelik mudel tegelikult võimaldas ka sellist looduslugu, ma tähendab mõista. Muidugi see mõista on vana, see historia naturalis viib juba vanasse Roomasse edasi, aga siis ta tegelikult kätkes ka veel inimest. Aga just nimelt see kontseptuaalne lõhe, millest ma rääkisin, mida ma dateerisin 19. algusesse, kuigi tema juured ulatavad kaugemale, Giambattista Vico ja teiste loominguni, siis ikkagi just nimelt see probleem ongi selles, et tehti selline tööjaotus, kus ühe pool on see natural history ja teise pool on history ehk vaikimisi human history. Ja need elavad täiesti eri maailmades, nad ei suhestu ühtegi pidi, neil on täiesti teised epistemoloogilised reeglid, mille alusel nad töötavad. Ja nüüd küsimus ongi, kuidas neid kokku tuua, aga mingis teises raamistuses, kuidas see 19. sajandi kontseptuaalne lõhe ületada.
aga põhimõtteliselt on seal muidugi õigus, et seda sama lugu, mida mina rääkisin, saaks rääkida ka võib-olla siis selle natural history vaatenurgast. Aitäh, Marek, tõeliselt mõtteid tekitav ettekanne ja väga huvitav positsioon. Ma tahtsin siia lihtsalt lisada seda, et see lõhe või vahe inimese ja mitte inimese vahel ei jookse tegelikult inimeste ja loomade vahel, vaid jookseb inimese sees. Alates sellest, et meil on natuke rohkem bakterirakke kui meie enda rakke sees ja need aktiivselt mõjutavad nii meie arengut kui ka meie käitumust ja kõiki muid asju. Et selles mõttes see vahe tõmbamine on teises kohas. Mulle meeldib täna Scott Gilbertit hommikul juba meenutati, mulle meeldib alati tsiteerida Scotti ühte lauset, et sa võid uurida lehma geneetikat nii palju kui tahad. Seda lihtsalt omadust, et ta suudab heina süüa, sa sealt ei leia. Seda bakterites. Mikroobid, jah. Jah, just, et kui tõmmata sinna vahe, siis läheb veel huvitavamaks, aitäh. Ma olen sellega nõus, aga mina ütlen, et seda vahet üldse ei ole, et me ei peagi seda vahet tõmbama. Et see vahe, mis tõmmati 19. sajandil, loomulikult siis ei olnud seda teadmist mikrobiomist ja sellest, et meil on rohkem, eks ole, muid siin mikroorganisme kui meie enda rakke, et see on uus teadmine, päris ju viimaste aastakümnete teadmine, aga minu meelest see teadmine pigem just kutsub meid üles üldse nendest piiridest nagu loobuma ja käsitlema ikkagi inimest just nimelt selles koosluses ja seesama tõsiasi, et meie igapäevane elu sõltub, eks ole, sellest, kuidas need erinevad mikroorganismid meis siin tasakaalu leiavad ja hakkama saavad. Et see ütleb ka seda, et kogu see moodne idee indiviidist ja sellisest tahtevabadusest ja on kõik natuke sellised moodsad lommutised, et mis ei põhine bioloogilisel tegelikkusel. Et me ei ole mitte üksi, vaid meid on palju. Ja selles mõttes ma arvan, et jaa, see on pigem märk selles suunas, et loobume üldse nendest selgete piirde tõmbamisest. Nii, kui seal oli bioloogia kaasamisest, siis seal ei olnud märgitud üldse populatsioonibioloogiat. Et kas, kuivõrd populatsioonibioloogiat oleks hõlmata uuemas ajaloo käsitluses. Ja nüüd teine asi, mis seal siis, mul veel mõte tuli, oli see, et kuivõrd oleks ajaloos rakendatav protsesside oma aeg, et sotsiaalsete protsesside oma aeg, et kuivõrd see on üldse defineeritud, aga niimoodi, et seal sama ükskülile siis oma ilmad, oma ajad, et sellest lähtuvalt. Esimesele küsimusele muidugi, ühesõnaga ma arvan, et kaasata tuleks vastab vajadusele kõiki bioloogilisi teadmisi ja teadusharusid. Et ma ei teeks mingeid kitsendusi vastavalt siis uurimisprobleemile ja millest on abi, seda kasutatakse. Et minu eesmärk ei olnud üles lugeda kõik bioloogiaharud. Aga mis puutub sellesse sotsiaalse oma aja mõistesse, siis mingis mõttes seda hõlmab ka ju sama üksküli oma ilm, et ega inimese oma ilm ongi koosneb, eks ole, nagu sotsiaalsest mõõtmest. Aga natuke selles samas osundatud raamatus ajaloolise aja kudemega just räägime oma kaasautori Zoltan Žimoniga nendest erinevatest sotsiaalsetest aegadest ja sellest, et ka sotsiaalsed rütmid on väga erinevad ja selles mõttes ma arvan, see haakub selle sotsiaalse oma ilma ideega, et ka sotsiaalne aeg on paljutine. Ja. Mul on nüüd üks küsimus ajaloolaste perspektiivist. See on selline hirmus suur diskussioon, mille suhtes ajaloolad ise on hästi kriitilised. Et see kriitika on vana juba, et kunagi kui Humboldt näiteks kirjutas universaalajaloost, siis võib-olla selle järellainetuses Ranke pärast ütles, et ei, et see kindlasti ei ole ajaloolaste roll, et ajaloolane ei saa nii julge olla, et ta lahkuks tekstilisest maailmast, mis on tema pädevus. Ja tänapäeval kvantitatiivse ajalooga ka, et kui näiteks kliodünaamika on niisugune ala, kus tehakse mudeleid minevikust, sellel on niisugune kohutav kriitika ajaloolaste endi poolt, et sa võtsid nagu justkui selle positsiooni praegu selle jutuga, et kuidas sa neile kriitikutele vastaksid ajaloolaste poolt?
no ma vastakski niimoodi, et see seisukoht, mida nad kaitsevad, põhinebki sel samal Hegeli ikka vundamendil ja Ranke oli muidugi, eks ole, Hegeli noorem kolleeg Berliini ülikoolis ja läbi kriitika tegelikult ka jõustas neid samu põhimõtteid ja need põhimõtted muidugi peegeldavad ka teisalt, nagu, eks ole, igas teadusharus 19. sajandil, kes kõva, eks ole, teaduslik enesekehtestamine, et distsipliini piiride tõmbamine ja ajalugu tahtis olla ka teadus ja selle eelduseks olid, et oleksid mingid kindlad teadmise loomise reeglid ja üks, mis siis fikseeriti, oligi see kirjalike allikate esmasus ja allikakriitika, see Quellenkritik, mida Ranke tegelikult ju juurutas Berliini ülikoolis ja sealt edasi üle ilma. Aga ma väidangi, et see tee on osutunud minu meelest ummikteeks. Et see on muidugi väide ja spekulatsioon või aksiomaatiline väide, kui soovid, aga mulle tundub ja sellest ma alustasin, et see selline teadlik fookuse kitsendamine ei aita meil mõista ka inimest mitte oma sellise ajaloolises saamises. Ja sellepärast üleskutse ongi nendele ajaloolastele, et tuleb oma harjumustest või väljakujunenud hoiakutest või rajasõltuvusest vabaneda ja avardada oma haaret. Ja samas see ei tähenda nüüd, et kõik peavad hakkama kirjutama inimülest ajalugu, et ma arvan, et mitmekesisus on rikkus igas teadusharus, aga et võiks olla ka neid, kes teevad siis katseid mõista seda inimest laiemas kontekstis ja rida uurimus järjest näitab, et me peaksime ümber kirjutama palju ka klassikalisi teemasid, kuna me oleme arvest välja jätnud väga olulised nagu toimijad, nagu näiteks moskiitod või mingid viirused, et me lihtsalt oleme need tasalülitanud oma sellises kirjalike allikate ja poliitika ja valitsemise ja ühiskonna kesksuses. Ja ma meenutan teile, et ma mäletan, Kalevi kirjutas vist 30 aastat tagasi, et kus on Eesti roheline ajalugu. Ja ma väidan ka, et kui me kirjutaksime Eesti ajaloo üldkäsitluse, kuidas siis seda ökoloogilisest vaatenurgast, me saaksime ajaloost teada väga palju uut ja huvitavat, millest me siia midagi ei tea. Okei, on kohvipausi aeg, aga eks me järgmine kord kutsume võib-olla Lauri Vahtre, siis ta ütleb, kuidas asjad on. Aga aitäh Marekule!